videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 114. Tänast saadet ei loe sisse AI, loen ikka mina, aga hääl on lihtsalt teistsugune, sest nohu. Ja eelmise saate peale ka kirjutati, et kõlasin nukralt, kurvalt. Nukraks tegevaid asju on küll ja veel, kas või see, kuidas paljud pered selles kommertsmöllus jäävad kuidagi hammasrataste vahele, sest muidu on juba see toimetulek selline kaunis keeruline ja nüüd, kus on kulutusi rohkem, käib toimuv üle jõu. Ja kui on midagi täiesti normaalset kõigile lastele teha kingitusi, sest jõulud, lugesin hiljaaegu lugu, kuidas üks pere, kus on 21 last, ema ütleski, et need jõulud jäävad kingitused ära. Samal ajal loen pealkirjasid, kuidas preemiad värskelt ametisse saanud omavalitsused tõstavad oma juhtide ja muude juppide palkasid ja vastutusrikas töö, 4 aastat on palgad samad olnud, aga kui need palgad on juba sellised, mis viivad inimesed reaalsusega kontaktist liiga kaugele, kui mingit vastutust päriselt ei ole, siis andke andeks, aga need ametikohad peaksid olema palgata, peaksidki olema sellised, kus sa lihtsalt selle missiooni tunde pealt teed seda tööd. Ja mingid baaskulutused, et stiilis, et muidu on sul mingi töökoht, kus sa saad nii palju raha, nüüd selle vastavalt selle eelmise sissetuleku põhjal, sest sa ei saa ju seda tööd enam nii täiega teha, siis selle nii-öelda rahvasaadiku palga sa saad selle alusel. See tundub mulle kuidagi mõistlikum, aga kes olen mina, ma ei ole isegi kuskil selles asjas enam seeski. Ma olen nüüd täiega koduperenaine, kes ei peaks ju mitte midagi kaasa rääkima, sest ma pole mingi spetsialist. Aga pea mul on otsas ja olgugi, et see on tatti täis. Ikka mõtleb kaasa. Ja selle tervise teema peale ma tundsin, et eelmine nädal see kurb hääl ilmselt oli magamatusest, sest pisikesel oli hästi kõrge palavik. Ja see tegi mind murelikuks, sest järgmine päev oli ka kõrge palavik ja ma teadsin, et öösel, kui meie närvisüsteem lülitab ennast ümber tervenemisprotsessidesse, siis see palavik võtab veel suurema hoo sisse ja mina palaviku alandajaid ei tarvita ja anna lastele ka. Kui midagi on, siis ma kasutan niiskeid kompresse, et sellega siis temperatuuri alla tuua. Täpselt siis, kui on see tunne, et nüüd on piir ületatud, aga seda piiri tuleb ju läbi jälgida, et äkki nüüd on see hetk. Ja niimoodi vanaaegne võte, aga toimib. Ja siis ma oma ulli peaga, hirmuga kaasa minnes, ütlesin vastu ööd lapsele, et anna palavik emmele ära. Ja niimoodi aega ei võtnud, aga lapsel läks palavik ära ja minul tekkisid värinad suurest palavikust. Hommikuks oli tervis ikka täitsa halb ja selgus, et mees oli sama asja lapsele öelnud. Ja järgmine tiir oli laps juba nagu alajahtunud, kuidagi väga külm oli, aga meie mõlemad olime haiged ja palavikus. Ja tõesti loll tegu selles mõttes, et teiselt ei tohi neid asju ära võtta, tema keha on tark, teab, mis ta teeb, minu ülesanne emana oli jälgida seda piiri, aga läksin just kui kergem vastupanu teed, et anna ära. Ma ei arvanud, et ta on nii sõnakuulelik, et niimoodi annabki ära. Selgub, et kõige sõnakuulelikum laps üldse. Aga talle see palaviku äravõtmine selles mõttes head vist ei teinud, et nüüd mingi köhake meil venib ja ise siis ka tervis ei ole väga hea. Aga sellegi poolest tuleb usaldada ka seda asjade käiku, kas või seoses sellega, et ongi see jõulumöll trall, see üritus, too üritus, pea käib ringi nagu karussel toimub ümber ringi. Ja mitte sellepärast, et enesetunne on karussel, aga lihtsalt kõike toimub nii palju. Laadad, värgid, särgid. Ja siis tegelikkuses peaksime praegu lõpetamast ühte peatükki, jõuame ju pööripäeva, tegema kokkuvõtte ja siis värske pilguga minema edasi järgmisesse etappi, päevasta pööripäeva. Ja selles plaanis ma tunnen, et see jõulude asi on mulle võõras. Ja mul on alati hea tunne perega kokku saada, see kuusetraditsioon, aga need advenditamised ja muu
mul ei ole seal seda sidemetunnet. Midagi pole teha, see on kuidagi, midagi toimub, aga ma ei ole selle osa. Ja see on imelik tunne, sest et enamus ju teevad seda ja on head adventi, head teist kolmandat ja ei ole see tunne. Ja see on kuidagi kummaline võõrkeha tunne. Asi see on ju kena, tulevilled. Aga jah, jätkan oma teemaga ja tundub, et neid inimesi, kes näiteks David Icke puhul, kui ma kunagi hakkasin teda kuulama, siis ma tundsin temas hästi palju ennast. Mingi joon oli hästi tugev. Ja siis, kui ma kuulan teda, et jätab vahepeal nagu nii jobu tunde, aga ta mõte ongi, et ta räägib olulist informatsiooni. Ta eesmärk ei olegi meeldida. Oluline on see informatsioon, et me teaksime, mis päriselt toimub. Ja see tema selline endas kindel olemine, et ma võin öelda asja, mille peale mind täna risti lüüakse ja homme, kui selgub, et nii oligi, keegi ei tule mind kiitma, tänama. Mis siis? Ma vähemalt ütlesin. Ja mul on kerge tunne, sest ma sain seda öelda, see oli minu ülesanne. Ja kui praegu tema näiteks hoiatab selle Trumpi ja Muski eest, on juba sükk aega seda teinud, ma olen mingis plaanis läinud natuke asjadega kaasa Trumpi osas. Muski osas ma vaatasin otsa, ma sain kohe aru, et see ei ole õige asi. Siis minu kuulajate seas on ka neid, kes soovivad näha näiteks Muskis päästjat. Minul sellist ruumi ei ole. Ta ei aja õigetesse. Väga tume tegelane on. Ja kui ta räägib iluasju, siis nende mõte ongi ju meid ära eksitada. Kui nad üleni räägiks halba asja, siis nad oleks ju need halvad. Aga kuna ta räägib, et Bill Gates on halb, ta teeb neid pahasid vaktsiine, aga tulge pange minu ajukiip. Sõnavabadus, vaadake, ma ostsin eksi ära, nüüd on sõnavaba. Algoritmid määravad ära, kui hästi sul see sõna seal levib. Noh, äkki sul ei ole parketi, kelle puulik mõttelaad. Ja kui sa selle ajukiipi endale ära paned, siis läheb juba väga lepase reega. Siis me vaatame, kuidas sa üldse seal mõtled ja kuidas väljendad. No ei ole õige asi. Ja ma tunnen, kuidas nendes hetkedes ma ei taha olla see, kes rikub ära kellegi lootuskiire, et nüüd see laheneb, sest vaata tema ja see protsess. Need protsessid on alati meie sisemaailma peegeldus. Kas mina enda sees olen aru saanud, mis on minu ülesanne, minu kohustus, minu vastutus, kui ma ei ole seda endas veel lahti murdnud. Ja see võibki olla vahepeal murdmine, sest me töötame sellele vastu, sest me tahame olla selles mugavas, turvalises kohas. Ja mugav, turvaline koht võib olla ka ebamugavus, sest me oleme harjunud, et on halb. Ja kui see lahendus on midagi, mis pakub kergust ja head tunnet, siis me ei pruugigi seda tahta. Me võime kiruda seda, et on halb, aga me ei taha seda head tunnet, sest see ei ole meile kodune. Me oleme harjunud ennast tundma ebaturvaliselt, ebamugavalt kas või me oleme harjunud ennast tundma hästi mugavalt, aga häiritult. Sest et meil antakse päritul, kõik on hästi, aga kuskil midagi häirib, aga las ta olla, sest ma olen harjunud sellega ja muutus toob äkki kaasa midagi, mis on parem kui see, aga äkki ma ei tunne siis ennast enam nii koduselt. Mis iganes, neid variante, kuidas elada, kuidas ennast ära petta, on hulgim. Me kõik oleme sellele mingil määral altid. Ja miks ma tõin välja David Icke, ma hiljaaegu tabasin ennast kohast, kus tahtis tulla esile lein ja ma ei saanud aru, miks ta ei tule. Ma tundsin, et mingi lein tahab minust läbi tulla seoses ühe inimese surmaga. Ja siis ma ütlesin välja sõnaga süütunne ja siis pisarad jooksid. Sest ma sain aru, et kuidas ma olin endas alla surunud seda süütunnet, et minul oli ju see informatsioon ja ma ei andnud seda, sest ma kartsin, mis siis saab. Ma kartsin, kuidas minusse suhtutakse. Ja kui ma protsessisin selle asjade käigu läbi, mõtlesin, kuidas ilmselt oleks läinud. Ja kui ma jõudsin sellesse kohta, et kui küsita abi, sa ei tohigi seda suruda, kuidas see asjade käik oleks lõpuks hoopis vastupidi pööranud, veel negatiivsemas võtmes ja siis minusse saabus rahu. Aga David Icke puhul mina tundsin, et tema oli minu päästja. Võib-olla see info oleks teistmoodi minus avaldunud, aga kui see COVID asi pihta hakkas, siis ma olin ka 6 aega kandsin maski, sest et kui me ei lase sellel levida, siis see viirus sureb ära. Täpselt nii tohman ma olingi.
Ja siis hakkas mängima peas see Mark of the Beast, mingid asjad kuidagi hakkasid esile tulema kuskilt, sest kõik see, mida me kuuleme, loeme, isegi kui ma selles hetkes ei saa sellest aru, see kuskile salvestub. See on nii nagu teismeline Kertu luges ära Buda õpetuse ja mõtles appi kui loll raamat, aga igav oli ja muud polnud võtta ja mingi hetk hakkasid need laused minu sees mängima. Ja mitte, et ma oleks väga budismi suur austaja, mulle need raamid niimoodi, kui on see süsteem mulle ei istu need, sest ma tunnen, et nende sees on väga lihtne meiega mängida, sest me oleme üleni selles. Aga et inimesena kasvada, meil peab olema see ruum, see selline plastilisus enese sees, et avastada, mis esile tuleb. Nii, et ma siin oma tatte täis ajus väga lappama ei läheks, siis ma katsun paberites kinni hoida. Ja jah, ühesõnaga ma tundsin, et tema oli minu päästja, sellepärast ma tänase päevani pean temast väga lugu. Ja mulle meeldib teda aeg-ajalt kuulata ja hiljaaegu mulle jagati ühte tema videot 3-tunnine, kus ta London Real kanalil rääkis pikalt sellest, mis täna toimub ja mulle väga meeldib see tema lähenemine analoogne sellele, mida mina teen, ma räägin, kui halvasti asjad on, õudne. Aga me peame endas hoidma seda kergust, nägema seda, kui silmapilk on see elu. Kuidas meie hingehoid on see kõige olulisem, sest kui me sellest mängust tuleme läbi nii, et meie hing on hoitud, hoolitsetud, siis me lähme edasi kohta, kus on väga palju parem kui see siin on lihtsalt üks paras jant eksam, see läbi teha on töö, see on väga-väga suur töö ja sellest saame me aru siis, kui me lähme läbi, mingit ma otsustasin, et ükskõik mis protsess esile tuleb, ma lähen sellest läbi, ükskõik kui hirmutav see on, ma lihtsalt lähen sellest läbi. Et näha, kui mitte keeruline see tegelikult oli, kuidas see vastus oli väga lihtne, aga lihtsalt minus oli see hirm. Ja ma ka siiamaani kannan iga uue sellise suure asja ees, et oia, mis see nüüd on, kui õudne võib see vastus nüüd siit läbi minnes olla. Ja jah, aga märkame enda ümber seda, mis toimub, märkame seda, kuidas on see seoses meie sees olevaga, kuidas mõnikord on meie ülesanne lihtsalt öelda, et see ei puuduta mind, ma ei tohi enda sisse võtta midagi, mis on võõras. Isegi kui see on oma lapse palavik, ma ei tohi seda endale võtta, sest see on tema keha, teeb tööd, tema keha on tark ja jätkan saatega. Ja meid eksitatakse siin, vahest on täitsa selline tunne, et ei tohigi vaadata, ei tohigi kuulata, mis toimub, sest kõik see, mis peab päriselt meieni jõudma, seda hoitakse meist eemale. Ja siin, kuidas Euroopas siis hakatakse marudalt lastest hoolima, lapsed sotsiaalmeediast eemale, sotsiaalmeedia, paha. Austraalia oli vist see, vabandage, kui ma eksin, ma väga vilksamisi nägin, kus keelustati alla 16-aastastel sotsiaalmeedia, sest see on ikka väga paha ja kuidas noored siis jäävad sinna lukku ja kui palju on suitsiide seetõttu ja nii edasi. Ja Eestist käis läbi siis infolaine, kuidas ei Eesti sellega kaasa ei lähe. Mõned võisid siis rõõmustada, et näete, et selle laste kaitsmise taga on tegelikkuses digi-ID asi, ehk siis kui mina täiskasvanuna tahan minna sotsiaalmeediasse, siis ma peaks andma endast kõik, et see süsteem saaks aru, et ma ei ole laps, ehk siis biomeetria, täismäng, digi-ID teema. Ja nendes riikides siis, kuidas Euroopa Liit ja muud kohad, et seal siis digi-ID läbi selle jooksutataksegi, et näita, et sa pole laps. Et meil Eestis seda ei tule. Aga meil Eestis saadakse ka lapsed kätte sellesse digi-ID asja läbi äpi õppe, sest see big tech, suurkorporatsioonid, EdTech ehk educational tech on väga-väga võimas äri ja neil ei ole seal mingi tabu asi, keelatud asi müüa neid laste andmeid ka kolmandatele osapooltele. Ja see on selline avalik saladus, sest need lepingud, mis tehakse, see ei ole midagi ilusat. Ma mingi hetk mõtlesin, et teeks oma telefoni turvaliseks, sest see, et minu telefonis esimese kuupäevaga, isegi kui ma ei jaga internetti, mu piiramata interneti maht annab teada, et sa oled nii palju ära kulutanud, see ei ole okei. Ja kui ma hakkasin lugema neid nupukesi, täitsa lõpp, ma peaks millegiga nõustuma, kus ma tunnen, et see, kellega ma selle lepingu teen, ma ei usalda neid. Et kaitsta ennast häkkerite ja petiste eest, ma pean tegema koostööd nendega, kes juba
on saanud täieliku voli minu seadmes, stiilis, et see, et Google loeb sul meile, see ei ole mingi uudis. Nagu ise oled loll, kui sa ei tea, et siukseid asju tehakse. See, et Messengeris meie sisu loetakse, see on ka selline, et mis sa teed siis? Igasugu signaalid ja telegramid, ma tunnen, et see on ka ainult hetkeks, justkui turvaline, siis ma vaatasin, et on olemas isegi selline telefon, mis sa saad osta, mis on päriselt turvaline. $1000. Ma ei tea. Siis mõtlen, et kui turvaline see on, kui näiteks selle ettevõtte eesotsast keegi ära ostetakse ja asi ikka läheb häkkimisse. Ma ei ole IT-tark inimene, ma ei tea täpselt, kuidas need süsteemid käivad, aga ma tean, et jälgimisühiskond on juba täiega kohal ja kõik see häma, mis meile aetakse, kuidas nii on turvaline ja naa on turvaline, kuni seda teevad suurkorporatsioonid ja valitsused, siis need asjad ei ole turvalised. Ja ma vaatan siit, et midagi ja kui me nüüd mõtleme, et riikides see, et meil tänasel päeval on vabariigid ja nii edasi, kes tegelikult ei ole vabad, häkene küll, on ju. Hilja, kui ma trehvasin nägema seda intervjuud, mingi uudislõik oli, kuidas Peterson kinni pandi, sest et ta ohustas Eesti suveräänsust, purskasin lihtsalt naerma. Mis suveräänsusest räägitakse? Kas te olete nagu lollakad või? See on täiesti ju avalikult teada, et me oleme mingi liidu osa, kus see liit ütleb ette, mida tohib, mida ei tohi, kui vastu hakkad, saad nüplit. Mis suveräänsus? Täiesti kohutav mõelda, et jah, täna on see Peterson. Homme võin sulle mina, homme võid sulle sina, kui sa oled ebamugav. Ja ma ei ole küll süvenenud sellesse süüdistusse lõpuni, aga puht see suhtumine, kus valetatakse avalikult, maalitakse pilti tegelikkusest vastupidiseks, näitab, et sa võid olla 100% tõe teekonnal, aga kui sa jääd jalgu, siis sa jääd jalgu ja sind koristatakse ära. Ja sellises maailmas me elame ja siis mul õnnebki kirgust see David Icki lähenemine ja see, mis ma ise ka enda sees tunnen, et ma kannan selle hinge eest hoolt, ma püüan elada selle juhatuse järgi ja kõik muu on pseudo. Kõik muu on selline, mida tuleb võttagi kergusega. Ja hiljaaegu oli selline lugu, kus ma lapsi tahtnud süüa. Ja siis ma rääkisin talle, et kas sa tead, et praegu maailmas on lapsi, kes päriselt tunnevad nälga ja sina ütled, et köögiviljad. Et täna austa seda toitu. Ja ütlesin, et ja praegu kaasas näiteks ongi nii, et kui lapsed lähevad sinna sööki võtma, siis neid tulistatakse, sihitaksegi lapsi ja see on midagi, mida mingi osa maailmast peab täiesti normaalseks, sest et need on need lapsed. Ja siis mu laps ütles selle peale, et nad on, kui nad nii vaesed seal on, kas siis niimoodi ei lahendatagi maailmas vaesuse probleemi? Ja ma mõtlesin, et need peast haiged inimesed vist võivad täitsa vabalt nii mõeldagi, et oi vaesed, vähendame maailma vaesust ja lastakse maha. Mulle ei meeldi küll lastele rääkida nendest õudsatest asjadest, aga vahepeal lihtsalt see, kuidas nad nii iseenesest mõistetavalt võtavad midagi, mis võiks olla hinnatud, tänulikkusega niimoodi täidetud see tunne. Ja siis ma vahest räägin meile ka seda koledamat poolt. Ja siis ma mõtlen ka, et ega meil tänases Eestis seda absoluutset vaesust on järjest rohkem, mitte sellepärast, et meil oleks kuidagi rumalad või saamatud, selles mõttes rumalad küll, et nad ei saa aru sellest, kuidas maailm toimib, kui nad nii odavalt iseennast sellesse mängu müüvad, aga see, et nad tagaselja meid maha müüvad, ma pean silmas meie valitsusjuhti on ju, siis kui võtta sellest tehtest ära ahnus, rumalus, kui rikas riik oleks Eesti, kui rikas maa oleks Eesti, see on see koht, mis mind vahepeal läheb kohutavalt marru, sest ma tajun seda potentsiaali, ma mõistan seda potentsiaali. Ja siis ma jõuan sinna, et aga ju siis meie ülesanne täna ka täiskasvanutena on jõuda tänulikkusesse, kus me esiteks ise mõistaks, kui väärtuslik on see maa ja teiseks, et me leiaks endast selle julguse ebamugavusi vastu võtta ja seista selle maa eest. Telegrami kanalil
täna just nägin ühte artiklit, kus Rail Baltica teemal räägitakse, kuidas kohalik omavalitsus, Keskkonnaamet teevad kaunisti koostööd, et seda maad hävitada, sest isiklik kasu ja inimlik nõrkus, ehk siis hirm, et kui ma ei tee nii, nagu mulle öeldakse, mis must saab. Nii et jah, need on sellised kohad, mis mind täiesti endast välja jäävad, aga endal on ka vahepeal selline, lähed kuidagi mingi kohta, kus ei saa aru, mis on oluline. Näiteks seoses selle haigusega, tervise sellise kehvema olemisega, mul oli endal esinemine ja ma ei tahtnud teisi alt vedada, ikkagi läksin, istun auto peal ja ootan, et kuna siis Loola autosse jõuab, ootan ja siis kuulen äkitselt ta häält ja ehmusin. Mul olid kõrvad nii tatti täis, et ma ei kuulnud, et oli autosse tulnud. Nii, lähen siis kontserdile kohale, vaatan, issand kleidil, siit ja kleit, mingid plekid, niimoodi ma ei kujuta ettegi, kust need olid sinna tulnud, niimoodi äkitselt kodus oli kõik puhas. Vaatan, hea küll, ma panen kampsi eest kõvemini kinni, panen kampsi kinni, vaatan mingi pleegitusplekk, kuram. Jooksen trepist üles, kärdi, kleit alt katki, vaatan, no äkki ei ole näha, oi ilusti, sealt august on näha mu valge säär. Hea küll, siuke tunne nagu täitsa pekkis. Noh, mida veel? Aga siis ma mõtlesin, ja siis ma läksin küsisin ühe naisterahva käest seal, kes meil on kõva käsitööline, et ega sul niiti näele pole kaasas. Ja ta ütles täna lõng ja vardad. Ja mõtlesin, okei, lähen siis nagu naivitar, hoian seda kleidikest siis näpus endal seal lava peal ja laulan ära. Ja oli kuidagi siuke tunne, et aga ma ei anna alla. Ma teen ära selle, mis siis? Ja järgmine hommik märkasin selle peale, et käis üks tume mütakas ja siis käisid lühemad mütakad järgi. Järgmine hetk hakkasid mingid autod sõitma mürinaga. Ja mul oli siuke tunne, et nii, nüüd on sõda. Ja siis ma mõtlesin selle eelmise õhtu, no miks nii inimesed, kui nüüd on sõda, siis täitsa piinlik, et ma eile mingite selliste asjade pärast higistasin ja mõtlesin, no kurat, miks minuga nii. Lihtsalt perspektiivi küsimus. Ja mind tegi natuke murelikuks ka see, et hiljaaegu jälle testiti siin sireeni. Selleks hetkeks, kui Eesti oleks üle võetud, oleks minul pannkoogid valmis olnud. Sest mina tuppa ei kuulnud seda, ma tegin süüa. Ja no see eelmine sireen oli nagu nadi häkene küll, aga seekord ma mõtlesin, et äkki teevad midagi asjalikumat. Ei. Ju nad ei tahtnud häirida inimesi, aga see, et meil see Nursipalu asi pidevalt häirib, noh, las ta siis olla. Vot. Ja siis ma hakkasin otsima, et kus praegu äkki toimub päriselt midagi. Otsin, kus see mürakaart on, no ei leia üles. Valdade lehtedel ka enam nagu ei olekski. Mõtlesin, kas ma lihtsalt oma väsimusest ja kõigest lihtsalt ei leia või. Ja aga leidsin sellise asja, kus on üks tekst. Ma ei leidnud enam, kust kodulehelt mis veebiaadressilt ma selle leidsin, aga Nursipalu harjutusvälja laiendamine. Vabariigi valitsus otsustas 20. oktoobril 2023 korraldusega number 266 Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine, planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine, laiendada Nursipalu harjutusvälja. Siin räägitakse väga kaunilt, kuidas kaitsevägi see on nii vajalik. See laiendus on ikkagi sellepärast, et meil on siin liitlasväelased, kes on ka osa sellest militaarbusinessist ja mida suurem ala, seda rohkem ja kõvemaid pauke saab teha kõikidest NATO relvaliikidest, mis tähendab väga-väga palju raha. Meie kaitsmisega on see sümboolselt seotud. 19. detsembril 2024 Vabariigi valitsuse korraldusega number 256 Vabariigi valitsuse 20. oktoobril 2023 aasta korralduse number 266 Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine, planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine, muutmine seoses keskkonnale avalduvate mõjude hindamise ja Natura asjakohase hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamisega ning Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja piiri korrigeerimisega tunnistati nõuetele vastavaks Natura asjakohase hindamise aruanne ning korrigeeriti harjutusvälja pindala, mille tulemusel on harjutusvälja kogu pindala 9906,14 hektarit ja välispiiri pikkus 51 280,9 meetrit. See on see jutt, mida inimesed loevad selle Nursipalu kohta, kuidas mingeid asju tehakse ja Natura ja keskkond ja kõik on ikka korrektne ja ikka Vabariigi valitsuse määrustega ja ma mõtlen, et 9900 hektarit ohverdada militaaräriks. Ja see on see, mida loevad teised inimesed
nii arendustegevuste elluviimisel, lahenduste leidmisel kui ka harjutusväljade kasutamisel teeme koostööd nii kohalike kogukondade kui ka Keskkonnaametiga. Maade omandamine toimub kinnises ja avalikes huvides omandamise seaduse alusel ning kokkuleppel maaomanikuga saab toimuda kas müügitehing või maade vahetamine. Kõik on väga ilusti tehtud, väga viisakalt, soliidselt. Nii, järgmine nädal ma ilmselt ikkagi teen saate, sest meil tuleb vahepeal siin kohtuotsus. Ja siis ma jagan ka teiega, kui kooskõlas on see päriselt toimuv sellega, mida inimestele kirjutatakse. Ja ma täna väga palju pikemalt ei tahagi rääkida. Lõpetuseks veel natuke sellist sarnast sisu eelmisele saatele, kus ma siis rääkisin rahade liikumisest, inimeste uinutamisest, siin kui kogutakse raha, sest mingid haigused, nüüd isegi vähihaiged peavad lootma kerjamistele, sest et raha ei ole, vaadake, ja siis on mingid preemiarallid, preemiaüritused, jõulupööd ja nii edasi. Minu jaoks see riik on rahvast irdunud. Meil tuleb olla eestlased edasi, kaitsta oma maad edasi, sest see on meie maa, see, et see riik püüab sellest viimsegi välja pigistada. Ma ei taha öelda see inimloomus, sest ma tunnen, et ma olen inimene ja minu loomusest sellist asja ei eksisteeri. Ma ei ütle, et ma oleks mingi täiesti, ma ei tea, briljantselt veatu inimene, aga sellist teiste ja maa hävitamist isikliku kasu nimel, vot seda minu loomuses lihtsalt ei ole. Ja siis trehvasin sellise postituse peale. Kersti Kaljulaid fond kogub raha lähisuhtevägivalla siis vastu võitlemiseks. Et tee püsiannetus. Keskmine töötasu 3. kvartalis 2025. aastal 2723 eurot. Tee püsiannetus kas või 10 eurokest, sest et 8 töötajat ja prognoos käive aastaks 2025 415 577 eurot, et nemad saaksid siis maksta endale keskmiselt 2723 eurot kuus ja ülejäänud rahaga ma arvan, et tehakse ka mingeid ilutegevusi. Ja ma üldse imestaks tänast Eestit arvestades, kus tehakse siis rehabiliteerimiseks, et need vägivaldsed inimesed, mehed ja naised, et lähisuhte vägivalda leevendada, siis tänases ajuvabas maailmas ilmselt võidaks teha ka neile mingi vaba aja veetmiskeskus, kus nad saaksid ennast hästi tunda, oma närve rahustada, et nad saaksid näiteks spaatuusikuid, sest kui sa oled lõõgastunud ja sa tunned ennast hästi, siis väga palju väiksema tõenäosusega sa lähed oma kaaslasele noaga kallale. Või siis näiteks ka välismariisid oleks toredad, et käivad, näevad maailma ja tunnevad ennast nagu väärtuslikumana, sest et tihtilugu see vägivallatseja lihtsalt ise on omadega pahuks siis ja tema enda enesehinnang on madal ja siis ta väljendab ennast niimoodi halvasti. Ja kindlasti neil on lapsepõlves endal midagi juhtunud, et nad vajavad hästi palju tähelepanu ja hoolt ja niimoodi me siis saamegi lähisuhte vägivalda leevendada ja pluss oma lähikontsertel siis tagada meeldiva töötasu, et ka nemad inimestena tunneksid ennast hästi. Samal ajal selle 500 000 eest saaks teha päris asju. Ja kui me tänasel päeval kõik need, kes siis teenindavad seda omavalitsuste ja valitsuse kreeni sõidutamise poliitikat, sest see ei ole lihtsalt lauslollus, vaid see on sihilik tegevus, riikide nõrgestamine läbi majanduse, selle rahva nõrgestamine, et meist ei oleks vastuhakkaid, kui me tegeleme lihtsalt elementaarse ellujäämisega, leiva laual hoidmise, toa soojana hoidmisega. Kui võtta palgalt ära kõik need hävitustöölised, siis täitsa lõpp, kui palju raha meil oleks. Luua süsteem, et me oleksimegi sõltumatu energia peal näiteks, et me ei peaks mõtlema, kas sealt Euroopa poolt miskit tuleb või ida poolt miskit tuleb. Aga jah, täna nii ei ole. Täna on nagu on. Katsume siis toime tulla ja huvitav oli ka see, et kogu selle fondi peamine otsustaja ja läbiv nimi Taavi Linnamäe ja ongi Kersti ise, tema on ainult oma nime ja näo sinna andnud, kuigi ma ei tea, et see nimi ja nägu väga palju raha sisse tooks. Ja talle küll, aga et see annetajate raha siit kuidagi aktiivselt liikuma paneks, me ei usu. Igatahes ma arvan, et need rahad tulevad paljuski ka kuskitelt muudelt
lainetelt, mittegi nii väga palju siis lihtinimestelt, kuigi kindlasti leidub neid, kes siiralt usuvad, et kui nad 8 inimest üleval peavad heldelt, siis lähisuhtevägivald väheneb. Ja otsustajate mõjukaimad äripartnereid ja otsustaja all pean siis silmas seda sama Linnamäed, keda just mainisin, Taavi Linnamäe, Siim Sikkut, kes käis läbi ka eelmisest saatest. Kuidagi need võrgustikud jooksevad niimoodi kokku väga. Sääne saisas tämpäneva vabahuse hely, aituma kullamast ja sääne põnnuv jutt viil lõppu, kuis ta vaktsiinipropaganda pääle on kõvasti molovihkun, tuu tähendas siis Facebookin ka säänest, et olapilte, kus inimese lasku oma ola peale, keda määnsidki figurit. Aga nüüd tuli mul sääne teedus, kuis oma latsele musa tegemine või tunduda armas, aga ta on ohtlik. Sest väiku latse immuunsüsteem oli viil nii välja arenenu, et ta suudasi võidelda kõige ta halvaga, mida sa oma musoga võid talle anda. Nii et ärke musotage umi latsi, hoidke kipud nagu eemele ja siis ma mõtli, et huvitav, kui palju inimeses ime tunded, otsamuud, tahasi väega muso anda oma väikule beebile, aga ta postitus oli ju molovihkun ja seal on määnegi nagu ta on ma ei löövatasid nii kipõsta, aga ma segi targa ütliva ja ma ju ole määnegi teedlane, et no ma jätta tegemalda, et kui palju on säänsid imesid ja tõukasegi kõrvale ta imetunde, et ma nii väga taha oma latsekest hoita, kallista, musa anda. Ei, ta või ju ohtlik olla, kui palju latse jääse ilma taast lähedusest ja kontaktist, sest ime uskva säänest sitta. Ja kust tule latse immuunsus? Ta immuunsus tulegi ta läbi põdõmise päält. Kust mujalt? Andke ära unahti. Süstlesest tule immuunsus. Muidugi. Ja kogu ta vähke ralli pääle, kui sinemise järjest lätve naide kasvaide ja vähke kätte. Ma väga soovita lukka Aigarsede arvusaamist taast diagnoosist. Ja ta on sääne teooria, mille peale ma esitundus, et ta võigi nii olla. Jah, igasuguse tervisehäda diagnoosid omava sõnumi millegi kotsile, mida me oleme jätnud hääle panuta, oleme nagu sihilikult või olla, mitte tahtnud tegelda määnsitegi asjuga, aga päriselt omava ju vastusse oleman, aga ei pruugi tulla säält, kus on teedis ja palju raha. Nii et jah, kui ma vaihte peale mõtle, et mida oleks võinud teistmoodi teha, siis oma saatit jaka inimesile isiklikult või olla. Et ta sääne hoiatamine oleks jõudnud ka oma inimesi sekka rohkem. Näituse Silda Aigu mu lähku sugulane küsse, et kui ma ütle, et mul on saadet, et ta siis ta küsse, et mis saade? Kuigi me sääne pea iga kvartal saame kokku ja käime kohvikun ja kõnelame ilma asjust, aga et mul määnegi saada on, sest tuuta hästi ja määnegi häbi on hinnast kitta või ütelda, et ma tii toda ja siis hoiad säänest nagu halli hiirekese fooni hinda seen. Kuigi jah, siin saatel ma või jätta säänse ülbe ja hinnast täis mulje mõne jaos, et kus ta seal üks ütles halvastu ja nii muudu terävähe mõne kotsile ja aga ta oli õimu siin sääne nagu loomus. Mu loomus on meile nii nagu ma tunne, et and mulle rahu. Ja ta sääne info jagamine and mulle rahu ja siis ma olegi mõtelnud, et taast piisas. Et ma kõnelen,
mida ma pead kõnelema, kelleni ta info peadki jõudma, aga sennast esihinde kitmist või esihinde asju jagamist ma olen tundnud nagu, et ma või oma sainale jaka nädalin kõrradat saadet, aga et ma postkaste pite käy ja ütle, et kull oma saadet, sest tuud ma ei mõista teda. Ja ma väga taha loota, et kõik asja, mis omava kuigi muudu länny, omava länny nii nagu peadki minema, jah, on palju valu, kaotust, aga taad kahitsust tunnet ma üldse ei taha hinda siin kanda toda inämp, et takast perre midagi muuta ei saa. Saa õnne tõist muudu edespitend ette ja või olla tuomgi tuu, et ma püve rohkem kõnelda oma lähikondsile taad sama juttu, mida ma kõnelesin saatan nii mudu ekraani vahendusel, aga kõneldagi rohkem silmest silme, mitte et kui saame kokku, siis kõnelemi määnsestki tühjest täiest. Aituma kullemast ja järgmitse kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.